Täna on rahvusvaheline tualettide päev. Meie maa käis sel puhul Kuressaare linnas uurimas avalike käimlate olukorda. Lossipargi avalik tualett paistis esmapilgul korralik, kuid automaatselt süttinud valgus kustus äkitselt ja liikumise peale uuesti ei aktiveerunud. Ehk siis kõhu kinnisusega seal nalja ei ole. Samuti puudus tualetis paber ja kätepesuseep. Kitsbergi tänava WC võttis meid juba eemalt väga lahkesti vastu. Väljas oli tualeti kasutamise hinnakiri, ent kliendi kurvastuseks oli asutus suletud ja inimlikule kannatusele seal seekord leevendust ei saanud. Edasi suundusime kesklinna Raekoja taga asuvasse WC-sse. Tualeti kasutamise eest küsis hinnakiri 20 eurosenti, müügiputkas põles tuli, laual olid ka kellegi lugemisprillid ning raamat, ent inimest, kellele raha loovutada, leida ei õnnestunud. Vaiksest ja rahulikust atmosfäärist jäi mulje, et inimesed ei teagi, et see aastaid tegutsenud avalik käimla ikka veel olemas ja hädaliste teenistuses on. Tualeti uks oli õnneks lahti ja kergenduskuuri sai ära teha, Kemmerg ise paistis inimsõbralik, puhas ja olemas oli ka paber. Bussijaama keldrikoruse legendaarne kemps on aga ajaga kaasas käinud ja nii-öelda täisautomaatne. Vana müügipunkti laud ja sendialus on kinnise ukse taga küll alles, ent piletimüüjat enam pole. Tualetti sisenemiseks tuli pista 20 senti ukse kõrval asuvasse masinasse, mis ukseluku avas. Sisenemisega venitada ei saa, sest lukk sulgub automaatselt 5 sekundi pärast. Tualett oli taas võrdlemisi hubane ja puhas. 20 sendi eest saab hädaline paberi, seebi ja pärast kätepesuga sooja puhuri all käsi kuivatada.